Kallid kolleegid, üliõpilased, ülikoolisõbrad. Sel kevadel saab Tallinna Ülikooli loos läbi üks oluline etapp. Lõpetab rektor Tõnu Viigi rektoraadi koosseis ja alustab uus rektor Priit Reiska rektoraat. Ja nagu ikka, sel puhul on kombeks tagasi vaadata ja mõelda, mis 5 aasta jooksul on saanud tehtud. Selle rektoraadi üheks oluliseks fookuseks on olnud tark ja võimestav organisatsioon. See tähendab, et tehakse olulisi otsuseid argumenteeritult, kaasatakse inimesi ja püütakse luua keskkonda, kus meil on kõigil hea töötada ja õppida. Aga kuidas meil selle sihi suunas on õnnestunud liikuda, seda arutamegi täna koos saatekülalistega. Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks, personalijuht Eveli Ojamäe-Veider, kantsler Kristi Vinter ja strateegiajuht Mikk Kasesalk. Kui mõelda sellele, mida tähendab üks tark organisatsioon, siis kas Tallinna Ülikool on täna tark organisatsioon ja kui jah, siis mille poolest, mis on see üks tunnus, mille põhjal me võime öelda, et Tallinna Ülikool on tark organisatsioon? Minu jaoks tähendab tarkus tänasel päeval eelkõige avatust ja valmisolekut muutusteks ja uuteks ideedeks. Ja ma arvan, et seda on Tallinna Ülikool olnud. Tallinna Ülikool on kogu oma mitte väga pika ajaloo jooksul olnud ju erakordselt dünaamiline, et see on kuidagi meie DNA-sse juba sisse kirjutatud. Me oleme kogu aeg pidanud muutuma ja ega need viimased 5 aastat ei ole teistsugused. Ja mis on minu seisukohast kõige olulisem olnud ja võib-olla ka kõige huvitavam töölõik on tõepoolest õppimine, et muutustega kohaneda pead sa pidevalt õppima ja ise mul on endal olnud võimalus kaasa aidata sellele, et lisaks heale tasemeharidusele oleks meil ka korralik täiendkoolitussüsteem, eks ju, see on see eluaegne õppimine. Ja mul on väga hea meel, et viimase 5 aasta jooksul on need mahud mitmekordistunud ja järjest enam inimesi leiab tee ülikooli tagasi 2. korda või 3. korda või isegi 4. korda. Ja kindlasti on oluline ka õppiv organisatsioon, eks ju, aga sellest, kuidas me oleme arendanud oma inimeste võimalusi õppida, oskab juba Evelin paremini rääkida. Jaa, palun, Eveli. Ja tõepoolest, tark organisatsioon võiks ju olla ka iseõppiv organisatsioon ja mida ma näen, on see, et me üha rohkem kuulame omaenda tarku inimesi. Meil on ju see eelis, et meil on palju tarku inimesi. Muidugi on veel koostöös igasuguseid kohti, mida saab parandada, aga mul on hea meel selle üle, et see personaliarendus, mida me täna teeme, käib meil ikkagi juba suuresti koos ka meie akadeemiliste töötajatega. Mikk. Mina vaataks sellele tarkusele selle nurga alt ja mulle väga meeldib see lihtne tarkuse definitsioon, et tarkus väljendub selles, et tuleb teha õigeid asju õigel ajal. Aga sellises organisatsioonis nagu Tallinna Ülikool saada aru, mis on õige asi, see on üks päris pikk teekond. Ehk siis, et see eeldab üsna adekvaatse pildi loomist endast, ehk siis, et kõikide nende tõendite ja andmete info kogumist, mis meil enda kohta on, olemata sellest, mis see küsimus on ja ma arvan, et me oleme selles läinud viimase 5 aastaga oluliselt paremaks ja ka kiiremaks. Kindlasti on veel minna, et kuna ülikooli valdkondi on palju ja ülikooli selline tegevusvaldkond on üsna keerukas, ei ole nii üheülbaline, et siis on veel teha küll, aga ma arvan, et me oleme ka palju teinud. Aitäh! Kristi, sinul ei ole 5 aastat tagasi vaadata, napp aasta. Jah. Ja ka kuidas sina näed praegu ülikooli?
Jaa, kas Tallinna Ülikool on tark organisatsioon? No mis on organisatsioon? Organisatsioon on inimesed, kes siin sees on. Ja kui me nüüd mõtleme ülikooli peale, siis siia ju peaks ja võiks ja ongi kogunenud meie kõige targemad pead. Nii et loomulikult on ülikool tark organisatsioon. Küsimus on pigem selles, et kas me oskame seda tarkust siin mõistlikult ära kasutada nii juhtide, kolleegidena. Nii et jaa, Tallinna Ülikool on tark organisatsioon. Aitäh ja Katrin, üks sinu vastutusvaldkond, kommunikatsioon, et kui ülikool sisemiselt toimetab targana, siis ta peaks ka väljapoole sedaviisi paistma. Kuidas sulle tundub, kuidas ülikool paistab väljapoolt? Ma loodan, et targana, aga võt sellega on nii, et mainekujundus on väga pikaajaline töö. Ja samas muidugi võib ühe hoobiga niimoodi mainet väga ulatuslikult kahjustada. Aga mis on oluline, on see, et järjest rohkem on inimesi, kes on aru saanud sellest, et see maine kujundamine ei ole ühe osakonna või teatud spetsialistide ülesanne, et mainet kujundame kõik, iga päev. Isegi see on oluline, kuidas me oma ülikoolist kodus või ma ei tea, vanaema juubelil räägime. Ja selle üle on tõesti hea meel, et järjest rohkem on neid inimesi, kes on sellest aru saanud. Okei, me oleme loonud ka süsteemi, mis aitab neil aru saada ehk motiveerida ülikooli nimel ühiskonnas avalikku tegutsemist toetada. Aga tõepoolest, et järjest enam ja enam on neid inimesi, kes selle asja olulisusest aru saavad. Ma ise olen arvanud, et üks oluline samm on olnud, ütleme, meie selle ühise identiteedi kujunemisel, need sündmused, mida me ülikoolis teeme, eks ju, nii väljapoole kui ka sissepoole, olgu see või meie jõulukontsert, mis on suuresti ka avalikkusele, eks ju, või meie aastapäeva konverents või kas või sel nädalal toimub nüüd juba traditsiooniline mäe kuldamise tseremoonia. Ja meie eripära on veel see, et lisaks võimalusele nendel sündmustel osaleda, osa nendest tuleb tunnistada, on ju pikema ajalooga, eks ju, me oleme osa ümber kujundanud, aga ka täiesti uusi loonud. Ja tänu BFM-ile, mille stuudios me ka siin praegu istume, on meil võimalus need sündmused viia laiema avalikkuseni ja ka suurema hulga oma inimesteni, et kui ma vaatan näiteks, kui palju sündmuste jälgijaid on YouTube'is, siis see on kordades suurem, kui mahutab meie kõige suurem saal. Et ma arvan, et see on olnud üsna oluline tegevus. Rääkimata sellest, et siin sama stuudios tehakse kord nädalas saadet Eksperteetrist, kus meie teadlased, õppejõud esinevad ja seda kantakse ju ka laiemale avalikkusele üle. Või 1 minuti loengut või erinevad saated veel, mis siin BFM-is tehakse. Et see kõik on üks osa sellest niisugusest meie väljapaistvusest, mis ma loodan on, ja oleme ausad, seda näitavad ka uuringud, on kasvanud kindlasti. Ja, et nagu meediamonitooring näitab, et ülikooli nähtavus on kasvanud, ehk siis, et me oleme nii avatumaks muutunud, kui oleme hakanud tegema võib-olla teisi ja süsteemsemaid tegevusi. Ja, aga tõepoolest on oluline, et iga teadlane, iga õppejõud siin majas aru saaks, et temast sõltub see ka, eks ju, et ei ole oluline mitte ainult teadust teha, vaid tuleb sellest teadusest ka laiemale avalikkusele rääkida ja selles keeles, millest inimesed tegelikult ka aru saavad. Aitäh! Mikk, sinu jaoks on olnud oluline, et me teeksime tarku otsuseid ja mitte lihtsalt aruandluspõhiselt, aga eelkõige andmepõhiselt. Ja sa oled seda protsessi eest vedanud, et oled sa rahul nende arengutega ja kas me võime öelda, et me oleme nüüd andmepõhised otsustajad ja teeme põhjendatud valikuid? Andmeid on meil kogu aeg palju olnud. Ma arvan, millega me oleme viimasel 5 aastal jõudsasti edasi liikunud, on see, et me oleme neid andmeid süstematiseerinud. Need andmed on muutunud nende valdkondade omaks, kus need tekivad. Ehk siis, et need valdkonna juhid ja valdkondades töötavad inimesed saavad aru, milliseid andmeid nende infosüsteemid
tekitavad ja milliseid analüüse on võimalik nende kõiki pealt kokku panna. Ehk siis, et see sellise nagu taustainfo koondamine, süstematiseerimine, nende põhjal uute raportite loomine on olnud see, millega me oleme tegelenud. Ja ma arvan, et et me vaadates ka nüüd mõni aeg tagasi sellesse hulka andmetesse või nendesse raportitesse, mida me oleme kokku pannud, siis need on juba saanud üle 200, mis tähendab seda, et kõik see, mis varasemalt oli kuskil Excelites või kord aastas aastaaruandesse esitatuna, on nüüd meil automaatselt uuenev, igapäevaselt ligipääsetav ja üsna värske. Mis tähendab, et on võimalik palju kiiremini ja ka võib-olla sisukamalt siis, kui see vajadus tekib tõendite järele või info järele, seda kätte saada ja selle põhjal siis otsuseid teha. Ja nüüd on siis küsimus, eks ju, et kas need otsused, mida me teeme, et kui palju me oleme harjunud need andmed kasutama ja kui tihti me seda teeme, aga ma arvan, et selline võimekus ja selline nagu baas on selleks loodud, et nüüd on vaja siis harjutada neid üha rohkem kasutama. Ja sa ütlesid, et need on nagu agiilselt ja kogu aeg kättesaadavad andmed, et tuleb sul mõni näide, mõni olukord, kus tõesti andmetele otsa vaadates on tehtud väga kiiresti ka otsus, mitte oodates, et kui on aastaaruanne valminud või mingid sellised, ma ei tea, arenguvestlused juhtidega toimuvad? No vot, ma arvan, meie suurem osa meie sellistest andmetest või nendest protsessidest on üsna aeglased, ehk siis, et sealt tuleb küll info, aga sellega ei ole kiiresti midagi peale hakata. Ma arvan, sellised kiiremad andmed on meil rahanduse valdkonnas, finantsides, eks ju, kus siis võib olla mingisugused, on siis likviidsuse või on siis mingisugust eelarve täitmisega seotud küsimused saavad kiiremini reageeritud tänu sellele, et see andmestik on nii-öelda päeva ajakohane kogu aeg. Aga no üks kõige populaarsem aruanne, mida meil kasutavad väga paljud inimesed maja peal, puudutab meie projektide haldust. Ehk siis see, et kuidas projektides rahad jagunevad, kui palju on alles ja kõik see muu, ma arvan, et see on selline tööriist, mis igapäevaselt leiab väga palju kasutust ja ilma milleta, ma kujutan, väga paljud inimesed enam täna oma tööd ette ei kujutaks, et see kindlasti oluliselt parandab seda töö kvaliteeti selles valdkonnas. Ma arvan, et kõikidel kolleegidel on turvaline kuulda, et finantsidest on meil kogu aeg ülevaade ja finantsidel on silm peal. Eveli, tark organisatsioon ei ole mitte ainult efektiivne ja et me ei vaata, et kas meil on piisavalt ressursse, aga et inimesed tahaksid siin töötada ja neil oleks siin mõnus ja hea olla. Mis sa arvad, kui suuri samme me selles valdkonnas oleme nende viimaste viie aasta jooksul teinud? Ma kõigepealt tahaks muidugi öelda, et see, et on tõhus organisatsioon ja on organisatsioon, kus on hea töötada, et need ei ole tingimata kaks erinevat organisatsiooni, vaid ma usun, et organisatsioon, mis on tõhus, võiks olla ka üks hea koht töötamiseks. Ja ma mõtlen selle tõhususe all siin just seda, et oleks selge, kuidas mingisugused asjad käivad, kellega koos neid teha, kes kust mingi töölõigu üle võtab. Et sul on mugav toimetada oma igapäevatööd, mõtlemata, mis siis saab, kui jõuad teatud punkti. Aga mis on ülikooli juures hästi, et kui me mõtleme, et mis üldse tekitab selle tunde, et mul on kuskil hea töötada, siis enamasti on need ju ikkagi need asjad, et me otsime tööd, millel on tähendus ja mõju. Me tahaksime, et meil on huvitav, oleks võimalus areneda. Enamasti me tahame ka kellegagi koos asju teha, kuuluda kusagile. Et kui mõelda ülikooli peale, siis need eeldused on meil ju iseenesest paljud täidetud. Ja tegelikult ju ka, kui Mikk räägib siin andmepõhisest juhtimisest, siis töötajate rahulolu küsitlused, kus me saame ju ka töötajate arvamust, annavad meile juba aastaid seda kinnitust, et inimesed vastavadki, et jah, mulle meeldib minu töö. Ma olen rahul oma üksusega. Et muidugi tuleb sealt välja ka kitsaskohti ja nendega siis tuleb tegeleda. Aga suures plaanis mulle tundub, et me oleme ülikoolis võib-olla palju paremas seisus just nende eelduste täidetuse mõttes kui mõnes teises organisatsioonis või tööandja juures. Kus muidugi on selline selge arengukoht on, ma arvan selles, et see tunne, et mulle meeldib ülikoolis, oleks ühtlaselt üle ülikooli, et see ei sõltuks üksusest, kus ma töötan või minu rollist, mida ma täidan või ka juhist, kellega ma koostööd teen.
aga mille üle sa kõige rohkem nagu rõõmu tunned selle 5 aasta nii-öelda tehtule tagasi vaadates, et just nimelt töötajate sellist töörõõmu või sellist turvatunnet oled saanud toetada? Noh, mul on vist raske näppu peale panna sellele ühele asjale, kus ma nüüd tunneks, et mina olen seda teinud. Mulle tundub, et me oleme seda teinud koos juhtidega, olles hakanud palju rohkem rääkima, mis on juhtimine ülikoolis, mis on inimeste juhtimine, mis on need ootused ja kuidas nendele vastata. Ja siis püüdes pakkuda ka selliseid tööriistu, et siis selle juhi rolliga toime tulla. Kuule, ega me keegi ei ole üksi midagi teinud. Ja, et ilmselt see kõik on ja, aga ikkagi teie olnud olete koos töö. valdkonna juhtidena ikkagi vedanud eest protsesse ja see on olnud väga, väga tähtis teie meeskonnale kui ülikooli perele. Aga vaata, kas või seesama, et me oleme ju näinud, kuidas aastate jooksul inimesed on hakanud rohkem sündmustel käima. Eks ju, et on tekkinud see vajadus ja kuidas vilistlased on ülikooli tagasi tulnud. Eks ju, et see on üks näitaja. Kristi, ülikooli sellise turvalisuse loob ka see või töötajate turvalisuse ülikoolis, et organisatsioon on stabiilne, aga ta on ka valmis ühtlasi ootamatusteks, mida meie elus ju igapäevaselt on palju. Et kuidas sa hindad, et kui stabiilne ja kui agiilne siis tegelikult Tallinna Ülikool on? Ja aasta on olnud võimalus seda siia sisse vaadata ja kõiki neid märksõnu, mida sa nimetasid, ka hinnata. Ma võib-olla isegi otsaga läheks Eveli sellise osundusse, et tegelikult seda töötajate nagu heaolu, rahulolu ja turvatunnet ju tekitab ka see, kui me selles väga keerulises ümbruses, kus me täna toimime ja kiiresti muutuvas ümbruses suudame siin sees hoida oma tööprotsessid sellised selged ja läbipaistvad ja et inimesed saavad aru, mis siin juhtub ja see, milline on meie enda töökultuur selles vaates, et kui avatult me asju ajame, et ma arvan, et see on kõik selle nii-öelda tööturvalisuse seisukohalt oluline, aga kui valmis me oleme nendeks ootamatusteks, mida see väliskeskkond meile siin pakub ja tegelikult see rektoraat ju jällegi elas üle ka COVID ja Ukraina sõja algused, mis on ju kõik sellised äkkrünnakud sisuliselt ikkagi meie kõigi sellisele turvatundele ja stabiilsusele ja nii edasi. Nii et ma arvan, et ülikool kindlasti, ma ei saa nüüd enda kogemusest rääkida, aga kui ma ülikooli niiviisi ka distantsilt vaatasin, et ega mu eelmine töö ei olnud ju sugugi ka ülikoolist nii kaugel, et ma ei näinud, mis ülikoolides toimub, siis ma arvan, et see tegelikult on küpsetanud ülikooli heas mõttes, mitte selles mõttes, et läbi põletanud, vaid teinud kindlasti kriisikindlamaks nii toimimise mõttes kui ka selles mõttes, et inimeste selline võib-olla valmisolek mobiliseeruda nendes hetkedes on oluliselt suurem. Et päris kindlasti on siin teha, aga väga kenasti on ülikool kõik need protsessid nagu käima lükanud, nii et mul on küll selles mõttes üsna kindel tunne öelda, et ülikool kindlasti põlvili ei kuku, kui mis tahes kriisid tabavad meid. Ja tõsi ta on, et sellised kriitilised olukorrad, millest me läbi oleme tulnud, ju kasvatavad meid organisatsioonina. Aga siiski, kui te nüüd veel tagasi vaatate sellele 5 aastale või Mikk 5 ja Kristi oluliselt lühemale ajal, et mis on olnud siis need kõige suuremad väljakutsed, kas siis muutuste juhtimise protsessis, inimeste kaasasaamises või ka seda, et kas äkki on olnud meil muutusi liiga palju üheaegselt? Vot siin vist võib ka seda aspekti vaadata nagu ülikooli välise keskkonna vaatest, et ma arvan, et seda, mida Kristi ka mainis, et ülikooli väljast on tõesti tulnud väga palju väljakutseid, millega ülikool on pidanud kohanema ja ma arvan, et meie tarkus on väljendunud ka selles, et me tegelikult oleme väga hästi kohanenud ja ma arvan, me oleme isegi tugevamad, kui me oleme 5 aastat tagasi, nii raha mõttes kui ka võib-olla organisatsiooni kultuuri mõttes. Ja võib-olla see väljakutse ongi selles, et kuidas see väliskeskkonna muutus tõlkida selliseks vastuvõetavaks muutuseks organisatsiooni sees ja see vist on see kunst, mis on nagu rektoride õlul alati, et kuidas nende muutustega kaasas käia ja mitte siis seda nagu tasakaalupendlit liiga kaugele keskelt välja lükata, et seal ikkagi mingisugune selline vastuvõtlikkus nendele muutustele säiliks organisatsiooni sees, nii et mina näen nagu küll selle viimase 5 aasta jooksul seda üsna nagu olulise tegevusena ja tegelikult
no see töö, mida on Tõnu Viik teinud rektorite nõukogus ja kõrghariduse rahastamise vaatest, ma arvan, et me oleksime hoopis teises olukorras, kui kõrghariduse rahastus poleks viimased 3 või 4 aastat olnud selles kasvutrendis, kus ta on, ja siis me räägiksime hoopis teisi jutte. Nii et ma usun, et selline väliskeskkonnaga üsna aktiivses suhtes olemine ka juhtkonna tasandil on väga oluline ja sellest ma arvan, meie oleme võitnud, et me oleme sellest kindlasti hästi välja tulnud. Aga Kristi, kui sina tulid tagasi ministeeriumist, mis tundub ka nagu väljapoolt vaadates väga turbulentne, et kas turbulentsi ülikooli sees oli rohkem, kui sa väljapoolt seda nagu tajusid ja mida sa nägid siin selliste väljakutsetena? Ja mis on huvitav, et tegelikult ülikooli väljaspoolt vaadates tundub, et see on pigem selline hästi nagu turvaline mull. Et noh, nii nagu teadusloome ei ole kiire protsess, eks ju, siis tegelikult ja samamoodi õpetamine ei sünni või nii-öelda targaks saamine ei juhtu päevaga, eks ju, ja see kõik ongi selline ja ta peabki olema sellises hoopis teistsuguses nagu rahulikumas töövoos, siis ka väljast vaadates tundus, et see võib-olla reageerimiskiirused ei ole päris need, aga Tallinna Ülikool ilmselgelt, ma isegi julgen öelda, et teiste Eesti ülikoolide võrdluses ja nüüd siis oma teiselt toolilt öeldes on olnud hästi agiilne, hästi kiirelt tulnud asjadega kaasa, võib-olla isegi jälle ma juba nimetasin enne siin neid kriise, mis ju kogu riiki tabasid, ülioperatiivselt reageeriv organisatsioon, nii et isegi kui ülikoolid nagu loomuldasa on pigem sellised nagu rahulike protsesside organisatsioonid, siis Tallinna Ülikool sellega on küll silma paistnud, et on hästi operatiivne olnud, nii et ja see on kindlasti selle ülikooli tugevus, meie ülikooli tugevus. Nii, ja seda on tõesti rõõm kuulda, sest eks ka Tallinna Ülikooli nii-öelda asutamisel oli ju see üks oluline alustala, et me oleme agiilsed, paindlikud ja vastame kiirelt ühiskonna ja ka enda organisatsiooni vajadustele. Aga sina jätkad rektoraadis samal positsioonil ja sul on ilmselt tööpõld juba ees, mida sa näed, mis on sinu need põhilised sellised fookused, mille eest hea kavatsed seista? Ja ma selles mõttes olen isegi uues rektoraadis niisuguses üsna privilegeeritud olukorras selles mõttes, et mul on olnud justkui aeg sisse elada, saada kõik otsad kätte ja siis jätkata. Et mida ma näen, noh, ma siin nimetasin ka, et tegelikult selliseid teemasid, mis oleks nüüd täiesti uuena tulnud justkui selle aasta jooksul mulle lauale ju tegelikult ei olnud, et kolleegid, kõik, kes on eelnevalt neid teemasid hoidnud, on kenasti oma rada ajanud, aga mida ma näen väljakutsetena või selliste suurte teemadena, mis on ka mingis mõttes nagu uued, on kindlasti kogu meie kinnisvaraportfelli hoopis teises võtmes lauale tõstmine ja meie keskkonnaga tegelemine, mitte siis ainult selles plaanis, et me vaatame, et on kenasti värv seinas ja campus näeb hea välja või linnak näeb hea välja, aga ka nende muude ja suuremate teemade vaates, nii et see päris kindlasti siis jätkuvalt ei ole meil kadunud kusagile kriisivalmiduse teemad, vastupidi, see peab saama uue hoo sisse ja kindlasti need küsimused ja kõik, mis siis puudutab meie tehnoloogilist valmidust, arvestades, et see tehisintellekt on teinud ju tohutu võidukäigu siin viimase aastaga ja areneb aina kiiremini ja jõudsamalt edasi. Nii et ütleme siis nii, et minu vaates väljakutsete ja teemade vaates on pigem stardipositsioon hea, sest mul on olnud aasta aega sinna juba kenasti sisse elada. Ja sellise targa tegutsemise aluseks on, et meil oleks ka vähem kõikvõimalikku sellist käsitööd ja sa juba, Mikk, rääkisid meie andmepõhisest juhtimisest ja andmetöölauast, et kas sa võid öelda, et meil on sellist käsitööd vähem ja selliseid tarku tegutsemise mustreid rohkem organisatsiooni tekkinud? Jah, no ma arvan, et juba nende tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine, mis meil aruandluses on kindlasti oluliselt vähendanud sellist kuidagi rutiinset tööd tabelitega, mida muidu inimesed eks ju tegid, kui oli mingisugune infovajadus või oli kuhugi vaja aru anda või oli ise vaja aru saada, mis meil toimub. Ja nagu ma ütlesin, et 240 uut aruannet, 34 000 vaatamist, need on kõik töötunnid, mis on üle jäänud sellepärast, et seda on vaja olnud, aga seda on saanud eks ju automaatselt kätte. Me oleks loomulikult nende aruannete loomisel mingi taustatöö on, aga see on oluliselt väiksem, kui seda teeb 2 inimest, selle asemel seda teeks väga paljud kokku. Ja võib-olla sellise käsitöö ärajäämise koha pealt ma tooksin meie iseteenindusportaali näite, mis on küll personalivaldkonna
arendus, aga kus siis varasemalt, kui me räägime, kõik me käime puhkustel, meil on vaja ehitada puhkuseavaldus, kui me tahame oma puhkust muuta, siis varasemalt me pidime sisse logima VDS-e, täitma seal hunniku lahtreid, selle suunama juhtidele kinnitamiseks, siis see läks personaliosakonda, kus seda menetles siis personalispetsialist, neid avaldus oli 1000 aastas, eks ju, kujutad ette see töövoog, see kõik on nüüd 2 klikiga ära lahendatud, et sa tegelikult süsteemis paar inimest kinnitab, sa saad need kohe tabelitesse või sellesse personalisüsteemi ja ma arvan, see on niisugune näide, mis organisatsiooni peal tervikuna on oluliselt lihtsamaks muutnud sellist nagu ühte asja, mida kõik nagunii teevad, aga selle võrra on sellele läheb palju vähem aega ja võib-olla tekib vähem frustratsiooni ka. Ja see on hästi tähtis, et seda avad, sellepärast et kasutajad, meie akadeemilised töötajad ju tegelikult ei tea, mis töö seal taga on, et meie jaoks on need klikid ja sellised süsteemides ringi uitamised oluliselt vähenenud. Aga see viitab ka sellele, et juhtidel on tõenäoliselt rohkem aega ja võimalust keskenduda tarkadele juhtimisotsustele, et vähem käsitööd, rohkem tarku otsuseid, et Eveli, mis sa arvad, et kas me oleme selle 5 aasta jooksul astunud ka juhtimises selliseid olulisi samme edasi? Mina tahaksin küll arvata, et oleme, et kui mõelda, milline on juhtimine kunagi olnud ülikoolis ja siin ma ilmselt mõtlen pikemat aega tagasi kui 5 aastat, siis on see olnud ju administreerimine ja muude ülesannete kõrvalt, nii muuseas nagu juhtus. Aga ega ülikool ei ole selles mõttes olnud ju erand, et ka teistes organisatsioonides on see ju selliselt alanud, aga ühiskondlikud ootused ja see, kuidas me täna räägime juhtimisest, on ju hoopis midagi muud ja ma näen, et see on selgelt jõudnud ka ülikooli. Ta võib-olla kõigepealt jõudis siiski töötajate ootuste kaudu, et ka näiteks värbamisintervjuudel hakati küsima, et mis on teie väärtuspakkumine? Kes on see juht, kellega ma koostööd teen? Mis on tema juhtimispõhimõtted? Et need on sellised viimaste aastate küsimused, mis on lisandunud. Enne seda ülikooli tööle soovijad rääkisid pigem sellest, et see on nii auväärne organisatsioon, siin on targad inimesed, mul oleks väga suur rõõm siia ka kuuluda, aga nüüd jah, küsitakse, et aga kuhu ma ikkagi täpsemalt satun ja mis mind ees ootab. Ja tegelikult need ootused, ma näen, et need on tekitanud selgelt ka juhtides soovi siis iseennast ka juhina arendada. Ja see, mis on siis muutunud, on see, et juht on ka inimeste juht. Et temalt oodatakse, et mis on meie eesmärgid. Aita mul luua selgust, anna mulle tagasisidet. Kas sa märkad mind, kas sa tunnustad mind? Kõik sellised asjad on ju üles kerkinud ja selge on ka see, et sellisteks tegevusteks ei pruugi meil kõigil olla lihtsalt loomulikke oskuseid, et seda tuleb ka selgelt õppida. Ja me oleme hakanud ka ju pakkuma viimastel aastatel rohkem erinevaid juhtimisteemalisi koolitusi, arendustegevusi ja mulle paistab küll, et need on väga tänuga vastu võetud, et osaletakse ja sellised koolitused alati täituvad kiiresti. Et üks, kuhu me ei ole veel jõudnud ja mis minu meelest oleks ikkagi vajalik, on see, et me ka ühtlustaksime seda arusaama ülikoolis, et mis see hea juhtimine ülikoolis on. Ja kui me selle suudaksime ka ära teha ja selles kokku leppida, siis ma arvan, et see aitaks ka sellele juhtimiskvaliteedile, ühtlasemale juhtimiskvaliteedile kaasa. Sest miks ma ikka sellest juhtimisest alati tahan rääkida igal võimalikul juhul, ma tõesti arvan, et sellest sõltub väga palju see töö heaolu. Ja kui rääkida, et mis on juhtimine ja sellest kokku leppida, siis see on selline tegevus, mis ei lõpe kunagi, nii et see on üks jutt, mida meil tuleb kogu aeg rääkida juhtidena ja ka oma kolleegidega laiemalt, et nii nagu Katrin viitas, et kui me tahame ülikooli väljapoole tutvustada, siis me peame oskama oma organisatsioonist rääkida ja oma tööst rääkida, nii me tegelikult peame ka oskama oma juhtimisest ja mida me väärtustame väga selgelt iseendale selgitada ja ka väljapoole seda kommunikeerida. Aga võtame siis lõpetuseks kokku, et me alustasime küsimusega, et kuidas ülikool on selle 5 aasta jooksul liikunud targa organisatsiooni suunas ja nüüd siis selline lihtne küsimus, et kas me võime öelda, et Tallinna Ülikool on valmis, kas Tallinna Ülikool on tark organisatsioon ja üks siis
näide, kui te ütlete, et jah, nii on? See tarkus on ikka teekond. See ei ole mingi kindel seisund, et see on pidev liikumine millegi poole. Et ma arvan, et selles mõttes me oleme targad, et me liigume, me muutume, me oleme avatud uutele ideedele. Me saame aru, kui kiiresti tänapäeval elu muutub ja me ei tohi kuidagi sellest rongist maha jääda. Ma väga nõustun, ma arvan ka, et me oleme ikka teel ja see teekond kestab. Kus mina seda tarkust näen, on just niipidi, et me üha rohkem minu meelest kuulame oma inimesi ja arvestame sellega ja see kindlasti on ka üks tarkuse märk. Aitäh! Ja mina ütlen ka päris kindlasti, et Tallinna Ülikool on tark organisatsioon ja kui ma nüüd peaks välja tooma tõesti selle, et mis mulle seda näitab, ma olen hästi nõus nii Katrini kui Eveli osundustega, aga ma ütlen ka seda, et tark organisatsioon on see, kus inimesed vastu vaidlemata ei võta kõike omaks, vaid küsivad, miks ühte või teist asja tehakse ja ka vaidlustavad. Nii et see käib ka tegelikult targa organisatsiooni juurde ja mulle tundub, et Tallinna Ülikoolis seda tehakse ja kohati on isegi tunne, et seal on veel küsimise ja vaidlemise ruumi. Nii et on ja küsimisvalmidus näitab seda. Jah, ma ütleks just samasse otsa, mul oli sama mõte, et Tallinna Ülikoolis on väga keeruline teha lolli otsuseid, sellepärast et ümberringi on palju kriitilisi inimesi või kriitilise mõtlemismeelega inimesi, kelle sa pead neid väga hästi põhjendama ja siia tulevad mängu täpselt need samad andmeid ja tõendid, et tegelikult sul on vaja sellist väga tugevat argumentatsiooni, kui sa mingit muudatust ellu viid, see vaadatakse üsna põhjalikult erinevates kollegiaalsetes otsustuskodudes läbi ja see annab sellise nagu DNA sellele organisatsioonile, et tegelikult ma arvan, see tarkus on sinna sisse kirjutatud niipidi, et seda kuidagi nagu uppi keerata, kas siis rumalusest või milleski kogemata on üsna keeruline. Ja ma arvan, et minu nagu selline vaade on ka see väline vaade natukene, et kui võtta Tallinna Ülikooli areng viimasel 5 aastal, võib-olla ka teiste ülikoolide konteksti selles, kuidas kui palju me oleme kõrghariduspoliitika kujundamisse saanud hakata kaasa rääkima ja võib-olla kui palju me oleme sellest kasu saanud, siis ma usun, et ka see on nagu ikkagi targa organisatsiooni tunnus, et me oleme suutnud selle väliskeskkonnaga suhestuda ja sealt kasu lõigata, nii et oleme küll targad. Aitäh teile! Võtan endaga kindlasti kaasa selle mõtte, et tark ülikool on liikumises ja tegelikult meil on küsimisteks ruumi. Nii et tõenäoliselt uus rektoraat saab siit väga mõnusa pinnase edasi liikumiseks. Aitäh teile, aitäh head vaatajad!